Head järvamaalased, 3. jaanuar 1920 oli laupäev nagu täna, aga see oli väga eriline laupäev, sellepärast et just nendel hetkedel jõustus vabadussõjas vaherahu ja üle kogu Eestimaa kõlas kergendusohe. Täna võib-olla seda kergendusohet ei kõla, küll kõlavad kõikides Eestimaa kirikutes kirikukellad. Ja vabadus on õrn nagu see küünlaleek, mida tuleb hoida ja kaitsta kõigi vahenditega, teinekord ka mitu korda süüdata. Aga see kõik on ülla eesmärgi nimel. Ja meie kõigi kohus on hoida ja meeles pidada neid inimesi, kes on aidanud seda leeki hoida. Ja mul on hea meel näha erakordselt palju inimesi täna siin seda vabadussõja vaherahu aastapäeva tähistamas, Eesti eest omal moel seismas. Ja mul on ülimalt hea meel, et meie seas on väga palju neid inimesi, kes on sügavalt hingepõhjast ja südamesopist valmis Eesti nimel kõike andma. Ja maavanemana mul on hea meel teha praegu teatavaks otsus, et Urmas Kõonurmele on omistatud Järvamaa teenete medal tema pikaajalise eeskujuliku hingematvalt tugeva töö eest Eesti ees seismisel, Kaitseliidu ja maakonna vahelise koostöö edendamisel, isamaalise kasvatuse ees seismisel. Ja selle medali saab Urmas kätte vabariigi aastapäeval, aga see on tänutäheks temale ka selle eest, et temasuguseid inimesi võiks meil veelgi rohkem olla. Aga aplausi on ta ära teeninud ja asetan siis selle mälestuspärja ja kohe uuesti süüdatava küünla kõigi nende nimel, kes vabadussõjas Eesti ees on kõige kallima vara, oma elu, oma tulevikku. Öelda, et kogu vabadussõda oli rahvuslik kangelastegu, kus osalesid otseselt ja kaudselt ja kõik eestlased. Kui 6. detsembril 1919 Jaan Poska eestvedamisel algasid vaherahu läbirääkimised, siis teatavasti juba järgmisel ja ülejärgmisel päeval oli justkui hetkeline kriisimoment, et kas sinna vaherahuni jõutakse. Ja kui 3. jaanuaril 1920 sõlmiti vaherahu, siis ega see ei olnud suugi nii iseenesest mõistetav kaasaegsetele. Esiteks oli see vaherahu lepingupõhiselt ajutine, ta oli 7-päevane, kui kummalgi poolel poleks olnud vastuargumente. Teiseks ei olnud sugugi lääneriigid, Kansasiriigid ei aplodeerinud sellele otsusele. Mõneti artiklid Eesti ette võeti enamastega vaherahu leping. Mina soovin, et Jaan Poska suguses mehed, et meil eestlastel endiselt jätkub sellist sirgeseltsust, enesekindlust ja eneseusku, et teistest hoolimata teha otsuseid, mis on enda südame hääle järgi. Ja just nende meeste ja naiste puhul siis asetan ka täna härja. Head vaherahu aastapäeva kõigile.
Tormi ees murduvad tammepuud, kindlad on mehed aatele truud. Välkugu teras ja raiugu raud, mehi ei kohuta surm ega haud. Kaartesse maha langegu hein, mehed seisavad nii kui sein. Seisavad, tuldaga tuksatab rind, suur on elu ja surma hind. Tahaksin tänada kõigepealt maavanemat, aitäh! Ja samuti tahaksin tänada kõiki neid, kes kaitseliitlastena, naiskodukaitsjatena, kodutütardena, noorkotkastena siin rivis on ja ka neid, keda täna ei ole, kuid kelle abiga on minul välja teenitud maavanema tänu. See ei ole ainult minu tegemine, see on kõikide teie, viimase kui ühe tegemine. Teie olete need, kes on aidanud seda teha, mida mina olen teinud. Aga see selleks. Tänane päev on tänada neid, kes kunagi vabadussõja päevadel mehetegusid tegid. Aitäh neile kõikidele. Tänu nendele on olemas Eesti Vabariik. Ja palun küünlad. Võis keegi sõna veel. Nagu nägite, siis üksikud küünlad kustuvad, üheskoos nad ei kustu. Eks sama paralleel on ka Eesti iseseisvuse puhul, kui me koos oleme palju tugevamad. Ja ma tänan veel kord kõiki, kes te täna siia tulite. Meie liigume edasi Paide kirikusse, kus on ka mälestustahvel vabadussõjas langenutele. Ja sealt edasi osadega kohtume siis veel kohvikus, aga kellele veel ei ole jõudnud soovida, siis ilusat uut aastat ka!